öösel vihmas sadas, just see pime osa ööst sadas vihma, aga muidu hommik õnneks oli sompus, aga kui juba sain asjad kokku, siis hakkas päike paistma, nii et ei ole nagu hullu. Nii et see oli esimest korda, kui nüüd jalad perse ära ei taastunud, muidu alati hommikus oli taastunud, aga nüüd oli ikkagi paar väikest villi, et see eilne päev oli natuke liiga karm. Aga siit nüüd edasi ja kell on kusagil pool 9 kusagil, et kus stardin siit Kollassaarelt. Ei ööbinud mitte siin sees onnis, vaid olin seal taga see üleelamislaagris, seal mul telk oli seal onnide vahel, et seal oli suht hea. Selle soosilla peal on tehtud nüüd uus tee, tundub siin aasta tagasi või nagu see. Kui ma siit viimati käisin 2012, siin oli lihtsalt rada ja siin kohati oli ikka päris sügav vesi, nii et noh, ikka saapasääreni ikka, nii et ma hüppasin mingi mätteid mööda siin ja see kõige märjemad kohad vist olid tegutsenud natuke edasi. Võib-olla need samad kohad siin. Et seekord on siis hästi madal veetase, ma vaatan. Hästi madal. Ja jah, need olid need märjad kohad, siit tuli minna kuidagi mööda neid. Kraavisero mööda on kõrgem koht. Ja pluss muidugi see on rada ka tehtud, nii et siin on tunduvalt lihtsamaks on see rada tehtud siin. See on nüüd siis ööbikuraja algus, keerasin sealt laute pealt maha. Seekord leidsin tee otsa ilusti, et sealt nüüd tulin, märgid on näha puude peal ja sinna rada läheb. Alguses on siin päris kõva tuulemurd peal, et siit tuleb kuidagi siin kaua ka minna, saad siis edasi. Aga edasi tuleb see Arasti saar ja sealt edasi Jõevälja vist minu, kui ma õieti mäletan. See on nüüd siis Arasti saar. Keldriauk on siin. Maja koht peaks jääma siia kõrvale. Ma eeldan, et see on nüüd see sama koht. Info ütleb, et 2002 etendati siin Rakvere teater. Kell 4 hommikul etendati siin vabaõhu lavastust Põdra naine. Ja teine info annab, et 2002 aasta Vargamäe suve. Nii et kas need on kaks eri asja või on see Vargamäe suvi mingi suurem programm ja siis see Põdra naine oli seal lihtsalt juures või siis tõesti kaks asja ühel aastal. Ma eeldan, et see on see lagendik, mis on siin juba päris kinni kasvanud, et siin rohkem nagu ei ole midagi. See on siis Jõevälja. Siin on seda eneelast ikka meeletult koguses, kõik on siin täis. Seal tagapool on natuke lagedam ka see vana, kus on veel mingid kõrvalooni vundamendid. Siin ma olen paar korda varem käinud ja olen alati läinud edasi siit Jägala jõe äärde ja siis Jägala jõe äärt mööda Napu silla peale. Mul oli selles plaan minna siit mööda seda suveteed nüüd tagasi nüüd sinna Laeksaare ja Simisalu, oli vist Simisalu, ma ei ole päris kindel, Laeksaare oli küll. Ja aga ma ei ole päris kindel, kas ma selle tee otsa üles leian, et juhul kui ma leian tee otsa, siis ma lähen siit. Kui ma tee otsa siit ei leia, siis ma lähen Piki Jägalat. Mingi maa üritasin otsida seda teed. Tulin Simisalu sealt Jõeväljalt juba ära mõnda maa. Tundus nagu oleks nagu tee, aga see mets on siin täpselt selline, et niisugune hõre mets, et see võib kus iganes olla see teekoht siin.
alguses tundus nagu oleks hakanud minema, kompassi järgi vaatasin, et suund enam-vähem klappis, aga see kuhugi ajus ära, nii et ma lootsin, et on värvimärgid peal puudel. Et äkki ta on ka kunagine matkarada olnud, et mingid vanad märgid, aga vähemalt mina ei leia. Ja ajakava mul ei võimalda vist küll hakata seda otsima niimoodi kümneid kordi ära eksida ja siis uuesti seda rada leida. Nii et siit lähen tagasi nüüd Jõeväljale. Nii vähe tulin ja juba on läinud see siht. Seal siis. Ja siis sealt nagu eelmistel kordadelgi Jägala äärde ja pikk Jägalat, siis tõenäoliselt ma lähen Jägalt pidi ja siis mõnda maa lähen, seal veel kõrval käin, seal see Napuveski ja seal on mingid talukohad veel, äkki need ei ole Jägalast kaugel, äkki ma käin seal ära, et seal oli suht meeldiv metsaalune, et ja siis Tapusild ja edasi Kakerdaja suunas. Läksin juba Jõeväljale tagasi sinna Jägala suunas, seal oli natuke pikem peatus ja siis otsustasin, et ma ikkagi proovin uuesti, panen lihtsalt kompassiga selle Laeksaare peale. Et siin on mingid kõrgendikud vahel, et äkki nende kaudu äkki saan. Hakkasin kompassi järgi tulema ja ma arvan, et ma leidsin selle tee üles, nii et tegelikult ikkagi on värvimärgid. Ja lihtsalt, et alguses sellest gaasikust oli väga, tee otsa oli raske leida. Peab lihtsalt teadma, kus tee otsa on. Ja nii, et siit tundub, et läheb tee edasi ja nüüd siis Laeksaare suunas. Tulin seda rada mööda peaaegu nüüd Laeksaarele välja, enne tegin ühe kõrvalepõike kompassi abil ja see on nüüd Lepassaar. Endised Lepassaare vana vundamendid on siin, mõni vana unapuu ja ega siin rohkem ei olegi midagi. Siit nüüd edasi üritan tagasi saada selle tee peale ja siis tuleb Laeksaare. See on Laeksaare. Nii, siia tulin välja ära. Ja see kõrge seinatükk. Teeviidat kaevukoht on seal. Praegu ma ei teagi, mis suunas edasi. Aga vähemalt Laeksaareni on leitud. See tee vähemalt siis oli suht korralik, nii et seal mõnes kohas tuulemurd oli, aga üldiselt oli hästi kõnnitav tee ja mõnus selline kõrge mets. Edasi nüüd tõenäoliselt Napu poole. Tuleb leida see Sikemäe tee ots. See on nüüd üks teema. Tulin seda teed mööda nii palju, kus läbi tuulemurru siin suutis seda teed järgida ja tulin kohta, kus on silt näitab nii Sikemäe taliteed kui Sikemäe suveteed. Aga ega seda suveteed siit näha ei ole. Küll ma näen, et valgust need pulgad on seal puu küljes. Üritasin seda Sikemäe suveteed tulla. Alguses oli enam-vähem õiges kohas, olid ATV jäljed ja need mööda sai minna, aga mingi hetk keeras raba peal ära. Nii et suvetee peal ma ei ole. Hetkel ma arvan, lähen seda rabaserva mööda. Enam-vähem õiges suunas hoian kompassiga mingeid suvalisi loomaradasid mööda, kus sisse maas käia ja siis üritan lihtsalt, äkki ma satun selle tee peal, kui see tee on reaalselt olemas. Vist isegi leidsin üles tee.
ma tulin siit seda rabaserva mööda ja ma eeldan, et ma jõudsin praegu siia tee peale. Siin oli mingi mudane koht, kividega täidetud. Sealt tulin üle, nii et vähemalt hetkel tundub, et on nagu tee käes. Et tee on täitsa olemas, kuigi ütleks siis nii, et teed tegelikult ei ole, on siis seda teed nagu nii-öelda mäletab see loomarada, nii et seda mööda loomad tulevad. Rada on sees, aga teed kui sellist. No. Mis teed siin enam-vähem on? Rada lihtsalt. Siit nüüd lähen edasi. Nüüd jõudsin sellest soisest kohast üle. Mingi maa edasi ja nüüd olen selle sihi peal siin. Sinna läheb siht. Ja sinna läheb siht. Nii et ma pean minema veel siit seda pika kaare ära selle kanali peale ja siis Piki kanalit. Ja siis Rajassaare peale. Nii et mingi maa on siit veel minna. Ja. Kell on 1:30. Hetkel veel on nagu kõik nagu korras. Ja ida poole üldse ristuma nüüd teine kraav ja sellest ristumiskohast ma saan võtta asimuudi siis Rajassaare peale. Oleneb, milline maastik on üks variant, aga muidugi siin tundub, et saab natukene ringiga, aga on sihid. Nüüd vaatan, milline maastik on ja siis otsustan, et kuidas pidi minna, et järgmine punkt on Rajassaare. See on siis Rajassaare talukoht, kusagil ka 60-ndatel tühjaks jäänud, aga siin on täitsa veel midagi veel on. Mingid müürid ja seinad ja keldrid, nii et siit natuke veel kraavime orienteerumist ja siis on üks talukoht ja siis tulen tee peale välja. Ja siis lähen juba laudteed mööda üle selle raba ja siis on laagripaik. Siis kakerdaja, nagu näha, siia on nüüd väga uus tee peale tehtud, nii et see on nüüd hiljuti, nii et siit nüüd kakerdast üle, seal on Hiiemägi, seal natuke vasakule jääb Kakerda järv ja siis seal edasi on Laagripats. See on päris pikk rada, on see tegelikult päris mitu kilomeetrit.